Nii, Andres ja Kadi, olete te valmis? Jaa, Väga absoluutselt. tore. Ma vaikselt lasen veel taustal inimesi sisse, ma arvan, et me võime alustada. Äh, ma loodan, et täna tuleb tore päev ja palju kasulikku infot, et lihtsalt taustaks, et ma eile ja üleeile testisin meie liikmete teenuseid, mida ma aeg-ajalt teen siis ja kuna täna on, mida tohib kliendi andmetega turunduses teha teema, siis ma just selle nurga alt vaatasin ja näiteks Weekend'i kodulehel on kohe ilusti küpsiste kast, aga keeldun nupp puudub, siis proovisin nende erinevaid järelmaksu teenuste pakkujaid, näiteks Inbankas, kui tegin konto ja proovisin nende järelmaksuteenust, siis järsku hakkasin meile saama, kuskil ma nõusolekut ei andnud, logid nende iseteeninduses sisse ja siis on sul juba eeltäidetud kõik linnukesed, et soovin SMS-turundust, soovin emaili turundust ja nii edasi, mis samamoodi, et päris nagu 4 teenust meie liikmete peal, mida ma testisin, nendest 4-3 ettevõttel olid päris mõnusad tegelikult andmekaitse rikkumised, et ma loodan, et täna avastate ka üheskoos neid ja annate meile palju nõu, aga rohkem mina ei räägigi, annan Kadile ja Andresele sõna ja olge lahked. Nii, tere hommikust. Ja mina olen Kadi Eslanders Marketingist. Minuga siin täna on Andres Ojaveer, andmekaitse nõunik advokaadibüroost Hedman. Ja võib-olla ma natukene avan alustuseks üldse seda, et miks siis selline teema. Et mina igapäevaselt töötan väga palju turundusega, mis põhineb andmetel ja meie sihuke põhitees Estlanderis on ka see, et andmed on kõige alustala, ehk siis kui me räägime igasugusest personaliseeritud turundusest, olgu see Meta, Google'i reklaamid, olgu see meiliturundus, et noh, see kõik ju tugineb andmetele ja igapäevaselt ka meie poole, meie kliendid ju pöörduvad väga palju küsimustega, et noh, et kas siis ikkagi, kas me ikkagi peame selle linnukese kastikese siia panema või kuidas me siis ikkagi teeme nii, et on korrektne, aga noh, me ei taha ju inimese jaoks ka seda ostuteekonda või andmete kogumise teekonda keeruliseks teha. Ehk siis, mida ma olen ise näinud, ongi see, et noh, väga palju selliseid kohti, kus võib-olla üldse ignoreeritakse neid nii-öelda GDPR-i nõudeid, teisest küljest on jälle osad, kes panevad sinna kõikvõimalikud kastikesed, linnukesed, eraldi klauslid, laused, ehk siis minu eesmärk on see, et täna käiksime siin mõned konkreetsed teemad üle, vaatame, kuidas siis asi ikkagi peaks olema ja noh, minu selline huvi on ju see, et me teeksime meie siis meie kliendi e-poe jaoks, tema lõppkliendi jaoks selle teekonna väga-väga lihtsaks, ehk siis, et kui ikkagi noh, asi peab olema korrektne, aga mida rohkem küsimusi, linnukesi, seda keerulisem. Ehk siis püüame vaadata, mis siis on lubatud, mis ei ole, kus on võib-olla sellised nii-öelda võimalused, mida me ei ole kasutanud, kellele võib kirju saata, kellele ei või. Ja hakkamegi siit niimoodi vaikselt teemadega liikuma, et siin on siis mul ka välja toodud, et mis me täna puudutame. Nagu mainisin juba, erinevad meililistiga liitumise nõusolekud, kuidas küsida, erinevat tüüpi liitumisvormid, lojaalsusprogrammide nõusolekud, samamoodi siin testisin nii mõnegi liikme lojaalsusprogramme, tulidki mõned konkreetsed küsimused kohe, mida me siin Andresega saame arutada, turunduskirjade saatmine, kellele võib, kellele ei või, olemasolev klient versus uudiskirjalist ja mis siis saab inimesest pärast, kui ta unsubscribe ib, ehk siis kaua me peame neid andmeid säilitama. Samamoodi, mis siis on korrektne ikkagi küpsistega, et Tõnu tõi siin väga hea näite juba, saame nendele sellistele asjadele otsa vaadata. Ja samamoodi Meta ja Google'i sünkimine ja siis põgusalt loodetavasti jõuame ka ai ja kliendi andmete osa puudutada ja levinud vead, riskikohad, kasutamata võimalused ja lõpus jätaks ka aega küsimusteks ja kui küsimusi tekib, siis julgelt võib siiasamma chati kasti need ära lisada ja siis kui on õige aeg, siis saame need kenasti ette võtta. Ehk siis
Andres, aitäh, et sa minuga siin täna oled. Ja Ja ikka. annan sulle ka paari lausega sõna tutvustuseks, et kes sa oled, kus sa oled, millega sa tegeled. Ja nagu sa mainisid, tere kõigile, et nagu sa mainisid, advokaadibüroos tõepoolest Hedman ma töötan ja igapäevaselt kliente nõustan ja ikka ja jälle ka nendel teemadel, mis puudutab siis GDPR-i nõusolekuid ja kogu selle ümber toimuvat ja noh, täna ikkagi järjest enam tuleb seda ai teemat muidugi sisse kogu nendes nõustamisprojektides, et see list nüüd, mis siin ees praegu on, ma ütleks üsna optimistlik. Proovime sellest võimalikult palju katta, aga selge on see, et vaadates osalejate arvu ja neid võimalikke corner case'e või selliseid detaile, mis igas majas on natukene võib-olla erinevad, siis me kindlasti kõikide probleeme ei suuda ära lahendada ja eesmärk olekski anda selliseid üldiseid vaatenurki või kui ma saan millegi koha peal öelda, et see kindlasti ei ole okei niimoodi teha, siis ma seda ka ütlen. Aga kus on selline tüüpiline juristi vastus, et see oleneb detailidest, siis ilmselt ma ka nii ütlen, et see maailm on nii kirju selles osas, et ühte õiget ja valet vastust mõnes olukorras kahjuks ei ole võimalik öelda. Aga proovime selles mõttes, et sina küsi ja mina proovin vastata ja vaatame, kuhu me jõuame. väga hea, aga ma alustaksin kõigepealt sellisest võib-olla kuidas siis öelda, kõige basic um, kõige selline baas, ehk siis uudiskirjaga liitumise vormid, mis täna ikkagi siin enamikul mingis formaadis on olemas. Ma olen siia ka toodud mõned näited, ehk siis selline vasakpoolne näide, parimad pakkumised sinu emailile, liitu uudiskirjaga. Noh, need on sellised kõige klassikalisemad lahendused. Kui me vaatame näiteks see keskmine liitu uudiskirjaga, kingiks saadame sulle tasuta transpordi sooduskoodi. Seal me juba näeme, all on selline tore disclaimer, et saadame sulle sooduskoodi sisestatud e-posti aadressile kohe peale liitumist. Sooduskoodi saad kasutada ühe korra, uudiskirjaga liitudes kinnitad, et soovid e-posti teel infot uudiste pakkumiste ja soodustuste kohta. Ja liitumisest saad loobuda igal ajal. Siis, kui me vaatame paremal pool, siis on meil väga sage pakkumine, 10% soodustust esimeselt ostult ja seal on ka selline linnukeste koht, soovin parimaid pakkumisi ja ilunippe. Ja selle all on meil samamoodi 10% soodustust, aga kenasti on välja öeldud, liitu uudiste ja sooduspakkumistega, kingime sooduskoodi. Ehk siis minu küsimus on see, et kui me tahame saada maksimaalselt inimesi liituma, turundaja huvi, nagu ma ütlesin, võimalikult vähe igasuguseid disclaimer eid, paragrahve, linnukese kaste. Ehk siis mis on nüüd see, mida me peame teadma, kui me uudiskirjaga liituma inimest kutsume, mis on see miinimum, mis tegelikult sellistes case ides olemas peab olema ja kas ma võiksin jätta ära kogu selle pika disclaimer'i jutu, sest tekst juba ütleb, millega tegu on. Inimene peaks sellest aru saama ja samamoodi, et kas siis on neid linnukese kaste sinna vaja. Need näited, mis siin on, ma ütleks, et ükski nendest ei ole kuidagi problemaatiline. Siin ongi nüüd see nii-öelda valiku küsimus on ju, et tegelikult see kõige vasakpoolsem tundub selline hästi, noh, et kuidas nii, eks ole, kui kõrval seal järgmine on niimoodi, et on pikalt kirjutatud, mis kõik seal juures toimub, aga see võib-olla ilmestab selles mõttes hästi seda nõusoleku teemat üleüldisemalt ja just nendes kliendi teekonnas või kuskil seal, kus me tahame ikkagi turunduse eesmärgil neid nõusolekuid küsida, eks ole. Et tegelikult see kõige vasakpoolsem, eks ole, parimad pakkumised sinu emailile. No keskmine inimene peaks aru saama, milleks küsitakse seda kontakti. Ehk siis siin ei ole nagu varjatud mingisuguse tegevusega tegemist. Kui seal oleks kirjas näiteks, ütleme, paneme nüüd 2 näidet siit kokku, et -10% soodustust ja siis on emaili lahter. Ja siis ma annan selle emaili, ma saan selle sooduskoodi
ja pärast hakkan saama turundust, siis see oleks nagu eksitav, eks ole, et tegelikult võetakse rohkemaks ja seda peaks eraldi disclaimeriga selgitama all, et lisaks sooduskoodile hakkad sa saama sellele emailile ka turunduspakkumisi ja nendest on sul võimalik edaspidi loobuda. Aga praegu, kui nüüd selle vasakpoolne näite puhul midagi muud ei toimugi, kui hakkavadki tulema parimad pakkumised minu emailile, siis see on täiesti okei lahendus. Ja mingisugust kastikest eraldi ei pea sellises olukorras tegema, sellepärast, et andmekaitse vaates on täiesti samaväärse nõusolekuga tegemist siis, kui ma teen mingit tegevuse ja sellega oma tahteavalduse kinnitan. Ehk siis, kui ma kirjutan oma emaili ise sinna lahtrisse ja vajutan saada pakkumised, nagu siin on näide, eks ole, siis see on see kastike juba iseenesest. Ma ei pea tegema veel ühte ja siis nii-öelda kinnitama seda, et ma ei pea tegema veel eraldi sellest, ehk siis, kuidas ma ütlen, emaili lahter, mille mina täidan, on samaväärne kui üks linnukese tegemine kasti. Neid ei pea dubleerima. No, ma seda mees ja naine siin eraldi, see ei ole vist tänane teema, eks ole, me ei hakka seda teemat nii laiaks ajama, et kas see peab olema kohustuslik, et kas ma saan ka niimoodi esitada seda emaili, et ma ei vali sealt kumbagi, eks ole. Aga see on juba teine asi. Aga üldiselt jah, nende näidete ja mis siin teised on, et 10% soodustust selle eest, eks ole, see on täiesti aktsepteeritav, see nii-öelda küpsis selle eest või kuidas öeldakse porgand inglise keeles, sticks and carrots, on ju, et ma saan midagi selle eest, et ma siis annan oma andmeid. See ei tohi olla... See on olla... common sense siis täna? Kuidas? Et see on selline common sense või nii-öelda siis, et ma isegi tegelikult, kui ma on see 10% soodustust esimesed ostud, siis soovin parimaid pakkumisi ja ilunipp, et tegelikult siis selle võiks ka sealt ära kaotada, sest inimene juba võiks... Ei, sellepärast, et seal ei ütle tekst. Vaata, vasaku näite puhul on see, et mida see lahtri täitmine tähendab? See tähendab parimaid pakkumised minu emailile. Nüüd parempoolse näite puhul 10% soodustust esimeselt ostult. Seal ei ole turunduspakkumistest mingit juttu. Ma ei saa aru, kui seal ei ole eraldi teksti selle kohta. Selles mõttes seal peab olema nagu see seos peab tekkima inimesel ja kui see ei teki sellest avatekstist nii-öelda, nii nagu vasakpoolsel näitel tekib, siis ma peaks küll alla sinna panema. Soovin parimaid pakkumisi, eks ole, ilunippe. Nüüd küsimuse eraldi muidugi on see, kas ma saan jätta selle linnukese tegemata ja saan ikka selle sooduskoodi. Siis ei ole tegemist selles mõttes vabatahtliku nõusolekuga, siis sellel kastil puudub mõte. Ma ei saa seda täitmata jätta, milleks seda üldse siis nagu lasta täita. See tuleks üles ehitada niimoodi, et ma saan 10% soodustust siis, kui ma olen nende turunduspakkumistega nõus. Tähendab, mitte nõus, vaid see tuleb kaasa sellega. Seal loomulikult peab oskuslikult sellega üles ehitama niimoodi, et see ei ole kuidagi nagu lepingu kohustuslik osa või midagi sellist, need otseturunduskirjad, eks ole. Aga seal peab nägema taustal seda nii-öelda, kuidas see asi ehitatud on, mis järgneb nüüd sellele minu andmete andmisele, aga kui tehakse nagu mitu asja kokku, kus ma just nagu saan mingi valiku teha, eks ole. Et see linnukese point ju peaks olema see, et ma teen valiku. Samamoodi nagu ma ei saa ostu sooritada, kui ma ei aktsepteeri neid terms või need e-poe tingimusi. See ostu sooritamise nupp nii-öelda ei ole aktiivne, eks ole, ta ütleb, et mul on see kast tegemata, nüüd ma teen selle kasti. Siis seda tehakse sellepärast, et saada see logifail kätte, et ma olen tõepoolest nõustunud, eks ole, nende ostutingimustega. Turunduspakkumiste puhul ma peaks saama jätta seda tühjaks, eks ju. Et
noh, siin selle näite puhul, et 10% soodustust esimeselt ostult, eesnimi, meiliaadress, soovin parimaid pakkumisi, ilunippe. No aga ma ei soovi näiteks, siis ma ei Siis ära saagi edasi. täida. Nojah, aga siis nii tulekski kommunikeerida seda, et kui sa ei soovi parimaid pakkumisi ja ilunippe, siis ei ole mõtet täita, sest 10% soodustust esimeselt ostult sa ei saa. Praegu just nagu võiks mõlemad variandid olla, eks ole, selle visuaali poolest tundub, et kui ma annan eesnime, meiliaadressi ja vajutan soovin soodustust, sest see linnukese või kasti taga olev tekst on niimoodi sõnastatud, nagu mul on võimalik valida, kas ma soovin või ma ei soovi. Okei, ehk Ja siis sellel ei variant ole võiks olla see. seost, ja sellel ei ole seost selle Mhm. 10% soodustusega. Saad aru, et seal see on nagu imelik selles mõttes, no võib-olla ma olen natukene nagu peast segi ka tänu sellele, et ma kogu aeg tegelen selle andmekaitsega, tavainimene võib-olla liiga ei süvene sellesse, aga selles mõttes seal just nagu on kaks eraldi asja, mida ma saan teha, aga tegelikkuses ei ole ja sealt võib tekkida see problemaatiline koht, kus sind on sunnitud nagu nõusolekut andma. Aga kui näiteks sa selle linnukese siit paned soovin soodustust ja tegelikult meil tuleb siis ju süsteemis tuleb meil juurde consent. Nii, kui nüüd inimene küsib meilt hiljem, et kuulge, miks te mulle kirju saadate, palun tõestage, kus te mu meili olete saanud. Meie võtame välja, näed, sina täna andsid meile sellel kuupäeval consent'i läbi selle vormi. No, tegelikult on ju siin mingit probleemkohta sellisel kujul ju ei ole, kui me suudame näidata, et ise sa liitusid. Ja sellega ei ole probleem, see on nii-öelda, võtame juba järgmiseks sammu, on ju, et sellega, et näidata, kust kohast see linnuke tekkis, eks ole, niimoodi on tehniliselt lahendatud see okeilt, kindlasti seda on võimalik ära näidata. Kus võib tekkida ongi see, et kui näiteks mingis järelevalve menetluses, mis iganes asjas, eks ole, või inimene hakkab kaebama kuskile edasi, on ju, siis hakatakse vaatama just seda, et kas see on nagu ülesehituselt õige asi üldse. See, et sa suudad ära tõendada, et ta selle linnukese tegi, seda sa kindlasti suudad teha. Sinna süsteemi jääb see jälg maha, see teekond. Aga just, et see niimoodi teha, et sulle nagu jäetakse mulje, et sul on valik olukorras, kus su ainuke valik on mitte üldse täita neid lahtreid ja mitte saada soodustust. Aga praegu just nagu mul oleks valik lisaks soodustusele saada ka pakkumisi või mitte saada pakkumisi. Et seal on tegelikult lõpuks sõnastuse taga kinni. No mõtlegi, et kui me näiteks paneks 10% soodustust esimeselt ostult ja parimad pakkumised, siis ma võiks selle linnukese ära koristada, saan ma õigesti aru? No, siin on tõlgendusruumi, eks? Ja, siis oleks vaidlemise ruumi rohkem. Ma mõtlen nii-öelda nagu ettevõtte poolt, et me premeerimegi põhimõtteliselt sellise tagasihoidliku soodustusega neid, kes soovivad meie turunduslistiga liituda. See ei tohi olla nagu seda ka see ärimudelis nagu ei toimi ka nagu nii, et aga isegi on asjad läinud sinnamaale vahel kaasustes, kus mõõdetakse seda nii-öelda hüve, mida sa pakud. Kui see on nii suur, et inimesel ei ole enam põhimõtteliselt nagu võimalust selgelt mõelda, et seda nõusolekut mitte anda, et siis see nagu ka ei ole vabatahtlik nõusolek, aga ma ütlen, turunduses see ei ole probleem. Sest keegi ei taha kliendile anda raha rohkem, kui ta meile ise sisse tooks. See üldiselt, jah, see 10%, see on selline. Ilmselt lähed mingi teine päev e-poodi ja saaksid selle niikuinii, eks ole, ilma kui sa seda isegi täidaks. Või ootad natuke, et ei lõpeta oma ostukorvi ostu ära ja siis sulle tuleb meili peale nagunii 10% soodustuse pakkumine. Ehk siis kokkuvõttes oluline, saan ma õigesti aru, on see, et inimene peab saama aru, mis ta siis sealt edasi hakkab saama, olgu see kas või see ühe lausega kuidagi ühe sõnaga sinna, et meil ei ole vaja panna seda pikka paragrahvi tegelikult, kui see on võib-olla lühidalt võimalik ära öelda või nupusõnastusega näiteks on ju, või ja saan ka õigesti aru, et ka linnukese kasti pole vaja, kui need tekstisõnastused juba selle ära teevad.
jah, just. Mhm. Väga oluline ongi võib-olla nagu kokkuvõtlikult selle asja osas, et see, kuidas on inimesele kommunikeeritud see, et mille jaoks üldse praegu küsitakse kontakti ja, ja kõik asjad, mis on nagu nii-öelda varjatult taustal või tulevad inimesele hiljem üllatusena, siis need on need kohad, kus annab vaielda inimesel, kus inimesel on võimalik hakata nagu ette heitma asju. Ja seal on Mhm. väga raske pärast ära näidata, et ei noh, et ta pidi aru saama, et ta hakkab saama turunduskirju. Siis võetakse seesama see teksti, see pop-up aken ette, eks ole, ja vaadatakse, et no ei saa, siit ei saa aru, et sa saad, eks ole. No sellega muidugi see, et võib-olla jookseb 5 pop-up'i erineval ajal, see on juba teise sõnumiga teisest kohast muudetud, et noh, consent on ju juures ja linnuke on kirjas, aga okei, vaatame veel ühte näidet sellel samal teemal, mis on nüüd, ma arvan, võib-olla natukene veel nüüd selgemalt, et siin on, see on nüüd väljavõte ühelt landing page'ilt, mis siis pakkus siis pärmseene probleemile lahendust, siis saad e-brošüüri, kui täidad vormi. Nüüd siin on needsamad jälle linnukese kohad, soovin e-postile parimaid pakkumisi, uusi tooteid, inspireerivaid teadmisi ja lisaks veel ka andmekaitse tingimuste kohta leiad rohkem infot siit. Nüüd see, ma saan aru, on seda tüüpi näide, nii nagu sa ütlesid, et inimene, kui ta tahab pärmseene brošüüri saada, ta tõesti võib-olla ei oota sealt nüüd saama järjest on ju pakkumisi, kui ei oleks seda linnukese kasti siin. Ehk siis kas sellisel viisil siis taaskord on see asi korrektne ja kas on vaja sinna seda andmekaitse tingimuste klauslit veel juurde panna, kui siis siin on juba linnukese kastikene juures? Ja no see andmekaitse tingimused või privacy policy ja kellel, kuidas, mis nimega see veebis olemas on, sellele lingi viide on alati hea praktika selles mõttes, et see üldiselt on selline noh, andmekaitse vaates nagu läbipaistvuse tava, et antakse märku, et kuskil on täpsemalt kirjas üldse andmetöötluse teemade kohta. Sellel ei pea kastikest ees olema, eks ole, ma ei pea nõustuma andmekaitse tingimustega, sest et noh, see on jälle näiline nõusolek, kui ma ei nõustu andmekaitse tingimustega, siis ju ma ei saa üldse kasutadagi seda veebilehte. Ehk siis seal tegelikult ei ole mul mingit valikut. See on lihtsalt nii-öelda viisakas viide, et kusagil on rohkem sinu andmete töötluse kohta kirjas. Aga noh, siin ütleme siis selle nõusoleku vaates, et no ma ei tea, siin on võib-olla midagi on läinud kaduma või mis siin on, et jäta pärmse nälga ja nimi email, et kui mina nagu vaatan praegu täiesti konteksti välise inimesena peale, siis ma ei saa üldse aru, milleks ma selle nime emaili annan. No sellele eelneski pikk jutt, et ühesõnaga see on jätk, et nüüd jäta siis kontakt. Ja, no ma eeldangi, et see kuidagi on loogiliselt mingi asjaga seoses. Siis siin on tegelikult korrektne, eks ole. Nagu sa mainisid, et see on mingi brošüüri saamiseks. Ja nüüd ma pean, kui see on niimoodi üles ehitatud, nagu see siin on, ma pean selle brošüüri saama nii, et ma all seda linnukest ei tee. Eks ju. Laadi alla tasuta e-brošüür on ju, nimi, email. Ma ei tea, milleks nime on vaja, ilmselt mitte brošüüri saatmiseks, vaid turunduseks on ju, et siin on juba selline, noh, nii ja naa. Aga kast on, eks ole, all soovin e-postile parimaid pakkumisi, uusi tooteid ja inspireerivaid teadmisi, nõustun andmekaitse tingimustega. Selle nõustun andmekaitse tingimustega võiks sealt lõpust juba ära koristada, seda ei ole vaja sinna, aga seda küsitakse alati igaks juhuks, et oleks kindlam tunne, et inimene ikkagi, noh, ta ju ise vajutas, eks ole, ja nüüd me võime just nagu hästi palju rohkem teha, kui siis, kui ta ei oleks nõustunud andmekaitse tingimustega, aga tegelikult see ei anna sulle mingit lisaõigusi. Aga see, et selle visuaalne ülesehitus on täpselt see, et ma saan ilma ühtegi pakkumist saamata selle brošüüri oma emailile. Kui see on teisiti, siis see on eksitav lahendus, sest inimesel ei jää sellist muljet, et ta peab saama turundust. Aga võtame järgmise näite, ehk siis küsimus, kui me teeme kampaaniaid, siin on mul
Delfi näide, see vist on eelmise aasta näide, ehk siis suur aitäh, et oled meiega, toetad ajakirjanikke loosis osalemiseks, jäta meile oma kontaktandmed. Ja nüüd siin on kohustuslik kast, mis on siis annan Delfi Meedia AS-ile nõusoleku töödelda minu e-posti aadressi ja telefoninumbrit digitellija auhinnamängu võitjatega kontakteerumise eesmärgil. Ja siis on seesama, annan siis nõusoleku töödelda minu e-posti aadressi turunduslikul eesmärgil. Nüüd minu küsimus on see, et kampaaniad, sellist tüüpi kampaaniad, neid me ju turundajatena me kunagi ei tee neid niisama, et me tahaks nüüd anda ära tasuta raha iPhone'e või tasuta tooteid. Ma olen Millisel elanud juhul terve elu vales siis või? Ma olen alati arvanud, et see toimub minu heaks kõik. no tegelikult no toimibki, me täname sind, aga küsimus, et millisel juhul, kui ma tahan teha kampaaniat, mille eesmärk ongi oma listi suurendada, siis kas mul on üldse võimalik, et ma teengi seda niimoodi, et sa ei saagi osaleda, nii nagu me rääkisime, et sa ei saa osaleda ilma, et sa seda linnukest sinna ei pane, ehk siis, et noh, me ei jäta seda asja siin vabaks ja valikuliseks. Natuke riskantne see on alati, aga hästi palju annab ära teha selle sõnastusega. Just see, et see on täiesti ilmselge, et loosimise või mis iganes selle kampaanias osalemise või mängu tingimus on see, et me lisame su siis, oota, kuidas me lisame su otseturunduspakkumiste nimekirja, millest peab olema õigus igal ajal loobuda, eks ole. Et kui sa teed selle nagu täiesti seod kokku, siis tõenäoliselt, kui selle vaidluseks Andmekaitse Inspektsioon üldiselt on pigem inimese poolt, eks ole, et kui see on kuidagi nagu peale sunnitud problemaatiline, siis võib alati Andmekaitse Inspektsiooni otsustega minna kohtusse ja see nüüd, mis lahend konkreetse iga kaasuse puhul tuleb, ma ei saa seda nagu ette paika panna, aga see on üsna riskantne, mida võib-olla saaks teha, et ta oleks nagu väga nagu okei, et kasutada seda opt-out lahendust, kus inimene ikkagi saaks nagu loosis osaleda ka selliselt, et ta ei ole valmis neid turunduspakkumisi saama, aga ta peab selleks seda aktiivselt ütlema. No see oleks selline nagu mingi võib-olla, ma ei anna sellele mingit juriidilist nagu jõudu sellele lahendusele, aga mina ettevõtjana oleks valmis proovima seda. Mina jälle mõtleks, et kui seal on kirjas, et linnukese kast ei soovi saada pakkumisi, inimene automaatselt tikk nõustun tingimustega, nõustun ei soovi saada, ma arvan, et sealt on see liitunute arv veel väiksem. Kui ta paneb selle linnukese sinna ära. Ja, seda küll, aga ma mõtlen see, et natukene nagu võib-olla proovida seda mõtet, et nii nagu on need opt-out lahendused, kus tehingu käigus sa turunduspakkumiste nõusolekut küsid ja teed seda nii-öelda teistpidi, kus inimene peab ütlema, et ma ei taha saada. Selle kohta meil tegelikult üks hea näide tuleb, et äkki siis natukene räägimegi lähemalt sellest, aga ma saan aru, et siin seesama asi põhimõtteliselt siis pädeks, et ei soovi. Igaks juhuks, see on midagi, mida ma võib-olla oleks valmis proovima selle argumentatsiooniga, et seal mängus osalemine on just nagu ka mitte transaktsioon või tehing, aga sarnane olukord või väga lähedane olukord, kus inimene nõustub mingisuguse mängukampaaniaga, kampaania tingimustega ja selle käigus, eks ole, äkki, aga jah, ärge minge nagu ummisjalu seda nagu rakendama seda soovitust praegu, et seal tuleb vaadata ikka väga konkreetselt otsa konkreetsele flow'le ja sellele ideele, mis seal taga on. Kõige riskivabam on ikkagi see, kus need asjad on omavahel lahus, nii nagu nad praeguses ekraani peal olevas näites on. Ja Tõnu pani ka sinna chati vahepeal, et
looside puhul on üsna tavapärane, kus kasutatakse loosis saad osaleda ainult juhul, kui nõustud turunduspakkumistega ja turunduspakkumistest saad alati loobuda, ehk siis inimesel on valik, kas soovib loosis osaleda ja anda andmeid või ei soovi ja ei anna. Ehk siis ja, No ja vot nii. see on see nii-öelda see opt-out või unsubscribe'i natuke loogika, eks ole, et tal on võimalus loobuda, aga alguses ta just nagu loosis osalemisega kinnitab, et ka pakkumiste saamine on okei. Mhm. Aga see lause võib olla ka kuskil nende või loosi tingimuste lehel järgmises sammus, et kui sa seda avad, siis sa seda sealt loed. kõik need asjad, mis on sellised piiripealsed, mida kaugemal nende kohta tõene info kirjas on, seda vähem on lootust, et need nii-öelda kohtus pädevad, eks ole. Pigem on vastupidi, et kui sa teed midagi, mis on selline noh, nii ja naa, siis kirjutagi selgelt, et sa seda teed, sellepärast siis on rohkem lootust, et see on läbipaistvalt tehtud ja see riive inimesele või nii-öelda pahatahtlikkuse tunne sealjuures on väiksem. Paned kuskile kaugele tingimustesse kirja, mida nagunii keegi ei ava ja siis hakkad sellele viitama, no aga ise ta osales kampaanias ja seal punktis 40 on ju öeldud midagi sarnast, eks ole. No see on jah, seda nõrgem see argument on, mida kaugemal ta on kuskile peidetud. No, vaatame järgmist näidet, mis läheb lojaalsusprogrammide alla. Ehk siis see on nüüd siis Trade House'i näide ja ise tegin ka konto testi läbi ja ma sain kenasti liituda niimoodi, et ma ei pidanud panema linnukest ei sinna olen valmis avastama Club Curious maailma ja nõustun tingimustega ega ei pidanud ka liituma uudiskirjaga. Ja kui ma võtsingi lahti huvi pärast siis need lojaalsusprogrammi tingimused, siis 2.4 ütleb, et Club Curious lojaalsusprogrammiga liitumisel annab isik nõusoleku turunduspakkumiste saamiseks. Ehk siis seesama, mis sa ütlesid, on, et see lause ju tegelikult on seal kirjas, et isegi kui ma tegelikult siin linnukest vist sellel juhul nagu justkui ei paneks, et siis liikmelisus ju seda sätestab, et nad saavad saata turundust. Et mis sa selle case'i kohta ütled? Ma arvan, et siin on niimoodi olnud, et üks hetk keegi kirjutas seda juriidilist teksti, eks ole. Ja mingi hetk keegi arendas seda kliendi teekonda ja neid aknaid siin. Ja need kaks asja ei ole omavahel mitte mingisuguses seoses, et siis, kui need aknad on mingil hetkel valmis tehtud, siis keegi peaks võtma selle sama dokumendi lahti ja vaatama, kas need asjad lähevad omavahel üldse kuidagi kokku. Praegu just nagu sellest, mis ma siin vasakpoolses aknas linnutan, ei sõltuks mitte midagi. Sellepärast, et punkt 2.4 ütleb Club Curious lojaalsusprogrammiga liitumisel annab isik nõusoleku turunduspakkumiste saamiseks. Ehk siis vajutan liitu ja tühi linnukese kast selle kohal on mõttetu, sest ma andsin liitumist vajutades ju nagunii nõusoleku nende kasutustingimuste sõnastuse järgi vähemasti. Ma ei tea, kumb nüüd töötab. Võib-olla tehniliselt tegelikult see linnukese kast töötab ja kasutustingimustes on jama kirjas. Nad ei ole lihtsalt update'id, näiteks see võib olla alati see, eks. Teine asi on siis see, et on nagu, ma ei tea, teadlikult kõik võimalused lahti jäetud, et kui keegi kaebab, siis me valime sobiva nii-öelda vastuse, eks ole. Et ma ei oska seda tausta nagu kommenteerida, aga praegu jah, ilmselgelt on need kaks pilti omavahel vastuolus ja ma ei tea, kumb kehtib. Aga kas siis, kui lojaalsusprogrammidest rääkida, no sellega samamoodi eesmärk on ju see, et me saaksime ikkagi inimesele suunata personaalseid pakkumisi, püsikliendi pakkumisi, kogu seda osa, ehk siis küsin sama küsimuse, mis ma küsisin enne. Et kas on siis mingi viis ikkagi, et ma siit kaotan ka need linnukesed ära ja tõesti on jälle sealsamas lojaalsusprogrammi tingimustes, sest lojaalsusprogrammi tingimused ju tegelikult niikuinii peavad olemas olema, et taaskord tõesti ei saa liituda enne, ilma et sa ei saaks kommunikatsiooni, et kas see on võimalik?
Siin ma arvan, et kõigepealt peaks nagu kahte asja väga selgelt eristama, eriti just näiteks lojaalsusprogrammide puhul. Et jah, üks asi on turundusalane kontakti võtmine inimesega, aga väga oluline on turundusanalüütika või analüütika üldse, selles mõttes, et ja need on täiesti kaks eraldi asja, eks ju. Ma võin teha inimese ostukäitumise kohta väga mastaapset analüütikat, saatmata talle ühtegi turunduspakkumist. Ja nende osas on ka eraldi vaja andmekaitse vaates asi läbi mõelda. Kui inimene ütleb, liitub lojaalsusprogrammiga, siis selle programmi omaniku õigustatud huvi on nende klientide käitumist analüüsida. Aga see ei tähenda, et tal on automaatselt õigus kontakti võtta nende inimestega. Seda väärtuslikku teavet oma äri nii-öelda planeerimiseks, mis iganes see, eks ole, on tal variant ka korjata nii, et ta ei suhtle, ta ei saada pakkumisi. Nüüd, neid asju ei tohiks omavahel segamini ajada selles mõttes, et siis võib olla nii, et sa ei saa kumbagi teha. Ja kui ma liitun lojaalsusprogrammiga, siis, või noh, mis iganes selle nimi siis on, mul on kliendikaart või midagi sellist, ma saan mingit boonuspunkte või alati soodustust või on erinevatel nii-öelda poekettidel on erinev loogika seal taga, eks ole, mida sa sellest saad. Eesmärk on neil alati üks ja sama, nad tahavad minu ostukäitumist ja minu seda nii-öelda demograafilist infot võib-olla, mis ma alguses seal liitumis, mis siin on ka, eks ole, midagi ma täidan, siin annan e-posti, sünnikuupäev juba, eks ole. Ja siis see, mida ma seal poes teen. Ja see analüütika on hästi hea. Ja nüüd, ja sellest ma ei peagi saama loobuda. See on selle tehingu idee. Minule antakse mingisuguseid boonuspunkte või soodustust ja mina annan oma andmeid. Ja see on see kokkulepe, eks. Ja seda ei ole vaja nõusoleku peale üles ehitada. See peab olema lihtsalt selgesti kirjas nende lojaalsusprogrammi privaatsustingimustes. Ja nüüd seda, et selle analüütika pealt tulevad mulle e-mailid või SMS-id, see peaks olema eraldi klikitav. Selle teekonna käigus, nagu kus ma liitun, võiks jälle mõelda ikkagi selle peale, et ma võiks nendest saada loobuda kohe. Mitte esimese kirja saades, vaid kohe. Aga et ma ei pea tegema seda nii-öelda linnukest kasti, et palun saatke mulle, vaid ma peaks tegema linnukese kasti, palun ärge saatke mulle. Jällegi selline õrnemal jääl või riskantsem lahendus, aga kas me suudame ära seletada, et see liitumine on samamoodi nagu lepingusse astumine või peaaegu, et nagu tehing, eks ole. Kõige seifim muidugi alati, kõige kindlam viis, et turunduspakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel, siis e-mail, SMS, ma teen kasti linnukese, ehk siis aktiivne, eks ole, opt-in nõusolek. Ja kui ma seda linnukest ei tee, siis mulle turunduspakkumisi ei saadeta, aga andmeanalüütikat minu ostukäitumisest saab sellegi poolest teha, sest need asjad ei ole omavahel seotud. Ma olen näinud lojaalsusprogramme, kus isegi ei ole seda liitumise kohta, ei ole ka seda sisse logides kuskil, et sa saad siis seda informatsiooni saada, et see on jällegi seesama küsimus, et kui sul lojaalsusprogramm on, siis see on, tee, mis sa saad, on ju, et see inimene ikkagi saada oma info välja. Aga ühesõnaga, ma arvan, et siin punktis saime praegu selgeks selle, ehk siis, et alati pigem ikkagi, mitte pigem, vaid küsi seda turundusnõusolekut eraldi, andmeanalüüs võib olla osa sellest. Nii, lähen edasi, see läheb ka lojaalsusprogrammi näitesse, see on nüüd Zalando näide, kus neil on liitun
kasutustingimused, privaatsuspõhimõtted, kõik jutud korras, ehk siis sellega täpselt samamoodi siin on ju toodud, et mis sind kõige rohkem huvitab, on valikuline ja sa e-kirja teel teateid allahindlustest valikuline, ehk siis konto saan teha jälle, aga ilusti välja toodud, et ma võin, aga ei pea nende asjadega nõustuma. Ehk siis ma arvan, et ega siin jääb sul siit midagi silma või siin tundub asi olevat korrektne. Need on, tähendab, see parempoolne on vasakpoolsest järgmine samm. Jah, just. Siis on väga hästi ju. Jah, ma liitun, eks ole, ja igasugused nõusolekud ja ta on isegi granulaarsemalt üles ehitatud, et juba natukene nagu kuidagi profileerida seda liitujat, eks ole, mis teda huvitab. Ja siis ja ma eeldan, et ma saan jätta selle parempoolse aknas oleva linnukese täitmata ja jätta. Sul valikuline on kirjas, nii et vist saab. Vahel lihtsalt, ei, seda küll. Vaata, valikuline on see, mis sind kõige rohkem huvitab, et sinna ma midagi... Ei, all on ka. Linnukese kastil on ka. No eeldame, et see tekst läheb nii-öelda tehnoloogiaga kokku, et siis nii ongi. Ja see on täiesti korrektne lahendus. Okei, aga vaatame nüüd veel ühte viisi, mis on kassalehe linnuk. Et siin on mõned näited, kus kassalehele minnes ongi tavaliselt linnukese koht, soovin saada uudiskirju või soovin olla kursis nippide pakkumistega või parempoolsel näitel ka, et soovin saada uudiseid ja pakkumisi, et just see on nagu, kui ma vaatan ka veebipoodide kassalehti, kõige nagu selline klassikalisem lahendus, mida ma siin olen näinud, ehk siis paned linnukese, kui soovid saada, selge on see, et see linnuke eeltikitud niikuinii ei tohi olla, see on arusaadav, aga mis on minu arust huvitav ja mida ma tahaksin, et sa natukene selgitaksid, on Piletilevi näide. Piletilevil on kassalehel selline klausel. Piletilevi ja ürituse korraldaja võivad teile saata sarnaste sündmuste osas teavet, tuginedes siis paragrahv 103 lõige 3 erandile, loe rohkem siit, ja kui sa aga ei soovi esimest kirja ka proovida, siis pane linnuke siia kasti. Räägi mulle, kas me siis tegelikult ka kõik e-poed võiksime hoopis selle asja niimoodi lahendada, et pane taaskord see linnuke sinna kasti, kui sa ei soovi. Ja ma võin selle paragrahvi või lõikega siit kohe ette võtta, et mis sa selle lahenduse kohta ütled? Ma kujutan ette, et väga palju kontakte kohe tuleks juurde, kui me niipidi teeks selle asja. Jaa, vaata, ei, see on, ma proovin kuidagi seda, et ma jälle ei lähe kuskile kaugele teooriasse, et see on okei, see lahendus, mis sa just näitasid. Ja see on okei täpselt sellel põhjusel, mis sul praegu on siia ekraanile pandud. Seal on alla joonitud õige koht, aga seal ei tohi jätta ka seal natukene ümberringi kirjas olevat tähelepanuta. Sellepärast, et see, mis oli Piletilevi, oli see näide või? Jah. See, mida siin on tehtud, see viide on ka õige, eks ole, siin on ilmselgelt konsulteeritud juristidega, et mida see siis endast tähendab, on see, et see paragrahv 103 ütleb, ma proovin oma sõnadega kokku võtta, sest siis ärme hakka koos seadust seal lugema, sest see on pikk ja lohisev ja halvasti sõnastatud nagunii või tõlgitud inglise keelest väga kehvasti kunagi Eesti õigusesse. Aga mida ta ütleb, on see, et olemasolevatele füüsilistest isikust klientidele võib ostu käigus nendelt korjatud või saadud, tähendab viisakamalt, saadud elektroonilistele kontaktandmetele saata oma sarnaste toodete ja teenuste pakkumisi, otseturunduspakkumisi. Ja nüüd tulevad need tingimused, millal võib, eks ole. Täpselt seesama esimene tingimus on toimus tehing või ütleme tehing ja ärme hakka täiesti lahti võtma nüüd tehingu definitsiooni kuskil finantsõiguses, eks ole, aga sul peab olema mingisugune kliendi suhe tekkinud. Selle käigus küsitakse e-maili
või telefoninumbrid mitte turunduseks, aga tehingu teostamiseks näiteks. Või vahel, kui sul ei ole tehingu jaoks vaja seda emaili, siis sa küsid seda just nimelt turunduse jaoks, aga selles tehingu sooritamise etapis. Ja see on hästi klassikaline näide sellest, kus e-poes on see nii-öelda, kuidas sa ütlesid, kassaleht või? No ühesõnaga, et kus ma lähen ostu vormistama. Ja siis teine tingimus peab olema see, et iga kord, kui ma nüüd saadan turunduspakkumise, peab olema unsubscribe'i võimalus. Ja see on nüüd see variant, mida võib kasutada just nimelt nii pidi, et on opt-out, ehk siis täpselt nii nagu siin näites, Piletilevi näites on, vaata, kui ma praegu midagi ei tee ja vajutan edasi, siis ma saan hiljem turunduspakkumise. Või noh, kuidas iganes seda nimetada, mingi turunduskirja. Ja see on okei, sellepärast, et ma sooritasin ostu. Ja see turundusalane kiri peaks olema sarnaste toodete teenuste kohta. Eks Piletilevil ilmselt natuke lihtsam on ju, mõnel e-poel, jah, kuhuni ma ei tea, see on natukene nüüd selline nii-öelda venitatav igas suunas, eks ole, et mis asjad on sarnased. Igal juhul seda mõttes mõtled, see on loominguline ju tegelikult natukene ka. See on, aga kindlasti ei ole see, et hakatakse saatma näiteks partnerite pakkumisi. Ja mis on täiesti, kuidas ma ütlen, out of the context, et kui ma ostan täna näiteks uue telefoni e-poest ja siis ma saan, ma ei tea, autode reklaami. Ma ei oska, võib-olla isegi annaks ära seostada kuidagi, et mehed on ikka tehnikast huvitatud ja tuleb kasuks. Aga jah, seal peab see ikkagi esiteks, sa pead ikkagi mõtlema selle konteksti peale, et minu olemasolev klient minu sarnaste toodete teenuste kohta. Seda kindlasti annab ka mõelda nagu laiemaks just lisamüügi võib-olla või kuidas seda nimetatakse. Ma ei tea, kas see on mingi upsell või midagi. Ei, see ei ole upsell. Ütleme, et kui ma ostan kalaõnge, siis mul tulevad kummikute pakkumised. Siis ma arvan, et selle annab alati ära seostada. No ma just mõtlen, et mina näiteks olen ikkagi üpriski konservatiivne olnud kirju saates. Või näiteks ka oma klientidega seda nii-öelda meiliturunduse tööd tehes, aga praegu näiteks seda näidet vaadates ma täpselt ise tunnen, et ma olen nii palju võimalusi kasutamata jätnud. Et kui me näiteks seda tüüpi vormisõnastuse teeks, sest ma saadan tavaliselt alati kirju neile, kellel päriselt on konsent, et ma ei ole kunagi teinud seda, et ma nüüd panen kõik kliendid sinna uudiskirja listi patta ja nüüd nad hakkavad saama kirju. Aga see on jälle ka jätnud kasutamata või saatmata on jäänud, ma ei tea, kui palju kirju. Ehk siis, kui me räägime sellest, et sarnased teenused, tooted, täpselt nii nagu sa ütlesid, mis lisamüüki me saaks seal teha, minu arust see on nagu väga, justkui nagu aken, mis siin avaneb. Et ma saan aru, võib-olla ma natuke siin kohe läksin hoogu täis ja näen siin võimalust, aga ma saan aru, et selle järgi nii saa, kui see läbi mõelda hoolikalt ja sõnastused ja seosed enda jaoks selgeks teha. Ma ütleks niimoodi, et kõigepealt peaks mõtlema selle peale juba, et äriklientidele turunduspakkumiste saamine võib suuresti olla kogu aeg niimoodi üles ehitatud. Opt-out. Ta peab ütlema, ma ei taha enam. Ja eraklientidele, eraisikutele turunduspakkumiste saatmine saab olla selliselt üles ehitatud, et ta peab ütlema, et ma ei taha, mitte ta ei pea ütlema, ma tahan. Hästi erinev, eks ole. Et võib olla, eraisikutele võib olla üles ehitatud siis, kui selles samas paragrahvis toodud on seal juures täidetud. See tähendab andmete korjamise hetkel, selle kliendi suhte või tehingu hetkel, eks ole, esmase kogumise hetkel antakse selgel ja arusaadaval viisil inimesele võimalus loobuda kohe. Mitte esimese kirja unsubscribe'iga, vaid enne esimest kirja.
täpselt nii, nagu see Piletilevi on täpselt sõna-sõnalt täitnud seda paragrahvi. Ta ütleb, eks ole, kui sa aga ei soovi ka esimest e-kirja proovida, siis pane linnuke siia kasti. Opt-out'i välja kohe. Ainult siis see paragrahv on kasutatav. Kui sa selle sammu jätad tegemata ja loodad seda ehitada üles niimoodi, et me saadame ja paneme unsubscribe'i meili lõppu, siis see ei ole selle paragrahvi järgi okeilt lahendatud. Ja see on minu arust see põhiprobleem, mis alati on tegemata. Et saab küll, aga tehakse nagu poolik lahendus. Ja siis ta tegelikult ei ole kooskõlas reeglitega. Ja noh, see on, mina ei tea, eks ma ei ole turundusinimene, aga noh, neid näiteid siin, üks slaid ka, mis ma vaata sulle mõned päevad tagasi siin saatsin, eks, et see ilmestab hästi, on tehtud selline tabel, kus on näidatud riikide kaupa seda protsenti, kui paljud inimesed on nõus olema organidoonorid, kui nad ära surevad, kui midagi juhtub. Ja on teatud kogus riike, kus see on umbes 2% rahvastikust näiteks, ja siis on teatud kogus riike, kus on umbes 90 kuni 98% rahvastikust on nõus olema. Noh, see on täiesti kardinaalselt erinev skaalade ots, eks ole. Ja kogu taust on selles, et nendes riikides, kus 2% inimestest on nõus olema organidoonorid, on see opt-in'i peale ehitatud. Ehk nii kaua on kõikide vastus ei, kuni nad tulevad ja ütlevad jaa. Ja need riigid, kus peaaegu kõik inimesed on nõus olema organidoonorid, seal on ehitatud niimoodi, et by default kõik inimesed on organidoonorid nii kaua, kui nad ütlevad, nad ei taha olla. Ja see näitab nagu seda opt-in, opt-out lahenduse nagu täiesti suurt võimu või mõju. No jah, just, et inimene on programmeeritud oma peas üldiselt andma positiivset, käituma positiivselt või kuidagi niimoodi, ta ei taha ei öelda. Ja kui ma vaatan seda pilti siin, eks ole, siis kui mina ütlen, et ma ei taha proovida ka esimest e-kirja, siis minu sees on natukene halb tunne. Millest me ilma jään nüüd? No pluss ma ütlen Piletilevile, et ma ei soovi sult kirju, saad aru, ma pean tegema negatiivse kommunikatsiooni tema suunas. Ma pean talle ütlema, et see ei, ma ei taha. Ja seda inimesed, nii-öelda laias massis inimesed üldiselt ei taha oma käitumisest teha. Aga jah, läheb pikaks. Ja, no põnev, ma arvan, et siin on mõtte kohta küll, et mis teha saaks. Aga läheme siis konkreetsemalt nüüd selle juurde, et siis kellele võib kirju saata, mis infot lisada. Ehk siis ostukinnitus on selge, see on transactional kiri, mida ju, kui sa tellid kuskilt mingisuguse toote, no siin ei ole küsimust, et ostukinnitus, sinu ostuga seotud info üldiselt on see, mis on ju niikuinii must have, seda peab saama. Aga küsimus nüüd, et toon see näite, meiliplatvormid, näiteks Klavi, suuremad meiliplatvormid, kõik võimaldavad saata platvormi seest ostukinnituse kirju, mis tähendab, et sa juba saad neid mõnusalt disainida, sa saad mõõta, kõik see on väga tore, aga selleks sa pead need märkima transactional kirjadeks. Aga nemad on väga ranged selles osas, mida sa sinna transactional kirja siis panna võid. Ehk siis, et kui sul tulebki kinnitus, aitäh sinu tellimuse eest, kas näiteks kui ma paneksin sinna, et kuule, aga tegelikult näed, vaata, võta siit veel 10 prossa soodukat ja tee veel neid tegevusi, siis see läbi ei läheks. Mida GDPR-i alusele me sinna siis võime põimida, kas me võime sinna juurde lisada, need on need kirjad, mis lähevad ja seal on ju võimalus. Sellepärast nad nii ahvatlevad on ju, et sinna tahaks kõike juurde panna. Aga ei, ma arvan, et Klavi on väga hästi kohtupraktikaga kursis ja üldiselt kõik selline turunduse sättimine tegelikult mingisuguse tehingu või teenuse kohase kirja külge ei ole okei. Seda ikka jälle tehakse just nimelt sellepärast, et kui ma juba kirja saadan, kuidas ma jätan nagu ta peaaegu tühjaks. Aga ütleme, juriidiliselt korrektne vastus on see, et nii ei tohi teha. Et
mäletan ise Telias töötades, täpselt samad teemad kõik käisid läbi, kus ma pidin ikkagi, ühesõnaga, kui sulle saadetakse teenuse eest arve emailile, siis vanasti need emailid, kus oli see PDF seal manuses ja terve see kiri ise oli turundust täis, eks ole. Mis tähendab, et kui ma unsubscribe in turunduskirjadest, siis arvetest ma ei saa unsubscribe ida kahjuks. Ja siis kasutatakse seda varianti, et kuna sellest loobuda ei saa, siis topime kõik see, mis muidu oli turunduskirjas, paneme ka sinna, siis nagunii see jõuab inimesena. Ja see on juba aasta väga ammu selgeks vaieldud, et see kvalifitseerub turunduskirjaks sellisel juhul ja see ei ole okei. Vist äkki kõige nii-öelda suurema kooliraha selle eest maksis äkki British Airways mitmeid aastaid tagasi juba rohkem kui 100 miljoni naelaga vist trahvi oma suuruse tõttu ja see, kui paljudel ta saatis sellist varianti kasutades, et jah, ei tohi. Aga kas ei tohi, aga mitte midagi ei tohi, või näiteks siin on näide join the community, see tegelikult on ju siuke väga nunnu ja soe ja sõbralik sõnum, et... Aga me teame ju kõik, et keegi ei ole huvitatud meist seal community's muu pärast, kui et ma ostaks midagi lõpuks. Ei no, aga tule ja räägi kaasa, jaga kogemust, hea sisu. Okei, no ühesõnaga jutt on see, et upsell'e ja midagi sellist sinna tegelikult panna ei tohi. Jah. Aga kassa ja ostukorv, no ostukorviga on, meie vaatame ostukorvi hülgamist ja kassa hülgamist tavaliselt eraldi. Me vaatame, et oleksid mõlemad kirjajadad sealistatud. Ostukorvi saame saata lihtsalt rohkematele inimestele tingimusel, et seal ongi uudiskirja nõusolek olemas. Aga kassa on selles suhtes on natukene erinev, et kui mina isegi ei ole andnud uudiskirja nõusolekut, lähen kassa lehele, hakkan checkout'i tegema, Shopify'l väga hästi lahendatud, kõige esimene väli, mis sa checkout'is teed by default ongi see, et sa pead meiliaadressi panema. Ehk siis, kui sa meiliaadressi paned, tarneinfoga juba jääd seal kuskil toppama, tegelikult on ju kiri trigger'ib ja ma saan aru, et see vist on ka selline, tegelikult ju ma ei saa öelda, kas lubatud, aga nagu hall ala, sest sa oled juba seal kuskil maal oma ostuga jõudnud ja kui sa sealt selle kirja jada saad, et kuule, tule lõpeta oma ost, et vist võiks ju olla okei. Aga räägi sina, kuidas tegelikult on? On teatud piirini ongi okei, et probleem on selles, kui seda ostu hakatakse meelitama, et see kvalifitseerub nagu turundusalaseks ikkagi siis, kui tulevad soodustused kaasa, kui tulevad mingisugused, seesama, nagu me enne rääkisime, et selles meeldetuletuskirjas on muid asju ka, eks ole, et see on vormistatud nagu turundus ka sellise, et saad aru, et see nii-öelda transactional või siis see pooleli olev ostu meeldetuletus peaks olema nagu väga kitsalt pooleli oleva ostu meeldetuletus. Siin loomulikult on jällegi, ma ei oska öelda, kes siis, nii turundajad, copywriterid kui lõpuks keeleteadlased, eks ole, kes võiksid mõelda, kuidas seda meeldetuletust sellisena teha, et ta ei ole ilmselgelt, ütleme, järelevalve poolt vaadates ilmselgelt turundus, on ju. Aga kõiksugused lisa motivaatorid ostu sooritamiseks on üldiselt turundustegevus, eks ole, et siis selle puhul on ikkagi nii-öelda turvaline valik, et seda me teeme siis, kui inimene on andnud ka turunduskirjade nõusoleku. Ma ei tea, kui palju süsteemis see asja keerukamaks teeb, et eristada näiteks 2 erinevat ostu lõpetamise meeldetuletuskirja. Et üks nendele, kellel on muuhulgas turundusnõusolek antud, teine nendele, kellel seda antud ei ole ja seal me piirame ka seda potentsiaali, kus kvalifitseeruks turundusalaseks kirjaks. Võib-olla see on lihtne, ma ei ole neid kunagi ehitanud ise. Aga see oleks kõige safe variant, et kui sa ikkagi paned, siin vist see näide ka you got this in the bag.
ja siis on lisaasjad, mida veel võiks sarnased tooted ja 15% off ka. teha. Ja kui ma ei ole nagu kuskil ühtegi nõusolekut andnud, siis see on väga, sellega läheb keeruliseks, kui asi jõuab nii-öelda vaidluseni. Noh, siin kumab seda turundust ikkagi nagu mitmes võtmes läbi. No tehniliselt tavaliselt see nagu eristamine keeruline, üldiselt kui kasutatakse normaalseid platvorme, siis eristada consent'iga ja consent'ita kasutajaid, see ei ole midagi keerulist. Meie näiteks eristame tavaliselt ostukorviga seda, et kes on ostnud ja kes ei ole, on ju, et esmaostjale sa tahadki rohkem teda veenda, on ju, tahad võib-olla sinna ka panna neid kliendi arvustusi, testimoniale, mida iganes sa justkui nagu saaks, et talle seda ostukinnitust anda. Klient, kes sul juba 6. korda ostab, tema seda ei vaja, et meie siukseid eristusi teeme, aga okei, ehk siis pigem vaadata üle, et kuidas see sõnastus on ja nagu sa välja tõid, et tegelikult annab copy'ga väga palju ära teha ja annab see kirja ülesehitusega palju ära teha, et see tegelikult oleks ka okei. Ja seal on tihti üllatavalt palju nendes teemades seda nii-öelda visuaalset ja sõnastuse mängimise nagu olulisust, et juriidika mõõdab üsna niimoodi kuivalt, eks ole, aga needsamad mõisted, millest me siin täna oleme rääkinud, kas keskmine inimene saab aru, kas see on turundus ja see enam ei ole, need on juba ise sellised venitatavad mõisted, eks ole, ja seetõttu tasubki seal vaeva näha võib-olla sellega, et seda ma ei ütleks hall ala, aga just seda mänguruumi nagu ära kasutada. No väga hea. Ja üks põletav küsimus, kui mul on kliendilist olnud näiteks 5 aastat, on mul ikkagi siis seda kliendilisti, kellele ma ei ole tegelikult turundanud, sest ma ei ole meiliturundust teinud. Kas ma võin ikkagi nendele nüüd tänasest päevast alates hakata uudiskirju saatma, nad ju on minu kliendid? Mulle väga sageli väiksemate ettevõtete poolt sellist küsimust on tulnud. Ega 5 aastaga midagi ei ole muutunud, nendele võib, kes on nõusoleku andnud. Aga kui nõusolekut pead teadlikult kogutud? Kui ei ole. Siis on sama, mis eile liitunud kliendiga, et seal ei ole mingit vahet. Et probleem sageli ongi selles, et tahetakse olemasolevatele saata. Ja siis avastatakse näiteks seesama seal, enne me vaatasime seda paragrahv 103, eks ole, ESS-is, et olemasolevatele just nagu võiks ja probleem on lihtsalt selles, et need 5 aastat näiteks tagasi tulnud kliendi teekonnal ei olnud kuskil tal loobumisvõimalust. Ehk siis see 103 ei ole tegelikult täidetud, eks ole. Ja siin on mina ütleks, siin on riski võtmise koht, et ma ei saa öelda kellegele siin niimoodi otse-eetris, et saatke, et nagunii midagi ei juhtu. See ei oleks nagu vastutustundlik, aga see on riski võtmise koht selles mõttes, et on neid, kes teevad esimese kirja nii-öelda tühjalt, ma mõtlen ilma turunduseta ja küsivad. Me ei ole sinuga suhelnud või sa ei pea ütlema 5 aastat, lihtsalt, et tahaksime sulle tutvustada oma mingeid asju, et kas see on okei? Meili sisse saab ju ka nuppu panna, jah, ei. Ma ei tea, palju see conversion või see response rate on. Tõenäoliselt ilmselt üle 20% ei maksa loota, eks ole, et inimene viitsib üldse vastata. Aga jällegi olemata kuidagigi turunduses adekvaatne inimene, eks ole, mulle tundub, et võib-olla see 20% on siis kvaliteetne andmestik. Ja jääb ära see 80, kes mitte kunagi seda kirja nagunii ei loe ja ühelegi ostule ei tule. Siin on teine risk, mida lihtsalt mina ise alati rõhutan, et kui sa võtad oma vana kliendibaasi ja nüüd paned lataki kõigile, ma ei tea, 10 000 inimesele kirja, kes ei ole sust tegelikult kuulnud ega kirju avanud, et seal on eraldi riskikohad juba
meili kohale toimetamise osas, et sa spämmi ei satuks. Nii et noh, need on need nüansid, mida ma nagu turunduslikult tavaliselt alati jälgin, et see ei juhtuks, et sa teed nüüd, otsustad teha meiliturundust, paned kirja teele ja siis ülejäänud aja tegeled sellega, kuidas sealt spämmist välja saada. jah, nii on. jah, aga hüppame siis küpsiste juurde natukene, sellepärast et küpsised on ju meil ka alus, kui me hakkame rääkima sellest Meta ja Google'i omavahelisest süngist ja üldse kuhu iganes me tahame siis TikTokid, platvormid kontakte saata. Ehk siis ma panin siia mõned näited küpsiste osas. Näide üks, kus on siis kenasti Cookiebot ühendatud küpsiste kogumiseks üleval ääres, noh, tegelikult väga raske ka mööda vaadata. Sul on variant luba kõik, luba valik või keeld. Nüüd teine näide, kus sul veebilehele minnes pops hüppab see keset veebi ette ja sul on võimalik sealt panna täpsemad valikud ja võimalik sealt panna nõustun. Ja noh, siin antud näite juures mina just samamoodi läksin täpsemad valikud, valisin ja no sealt keelduda ma minu arust ei saanud, seesama, mis Tõnu alguses ütles, et Weekendil ka keelduda ei saa. Ja noh, siis on meil näiteks siin kolmas näide, kus on justkui nagu see luba kõik ilusti paremale pandud, on ju nupp roheline, et ta intuitiivselt tunduks, et minu arust Cookieboti defaultis on ju keeldu nupp kõige paremal, kui ma ei eksi, ja luba vasakul, ehk siis kui inimene läheb peale, ta ei loe, noh, roheline ilus nupp, lataki paned selle sinna ära ja juba hästi korras. Et no näiteks, kui me räägime sellest nüüd noh, nii-öelda turunduslikust poolest, siis meie huvi on ju jälle taaskord see, et meie saaksime võimalikult palju inimeste nii-öelda konsente kätte, et selles suhtes meie alati püüame vältida neid üleval või all väikselt konsentid. Ma tean, et see on tülikas, väga paljud seda vihkavad, teeb kliendi teekonda kohmakamaks, aga teisest küljest jällegi, kui sellest cookie pop-up'ist on lihtne mööda vaadata ja sellest on lihtne keelduda, no turunduslikult läheb meil terve maa ja ilm kaduma, pluss analüütikat vaadates on suured lüngad, taasturundusest rääkides jäävad andmed vajaka. Ehk siis, kuidas küpsistega lood on, kui me vaatame näiteks sedasama näidet, kus siin, no oletamegi, et kui ei olegi keeldunuppu, kas ma võin siis seda keeldunuppu sinna üldse mitte panna? Mulle tundub praegu, kui ma küll ei saa Euronixin siit edasi, eks ole, vajutada, aga ma enam-vähem mäletan peast, mis sealt avaneb. Selles mõttes nad on kõik taustal sarnased lahendused, ehk siis inimene saab küpsistest kas oma valikut tehes või öelda üldse kõigele, mis ei ole just kuidas see on siis, essential cookies või tehnilised cookid, et leht üldse töötaks, eks ole. Ja, kõikide nende näidete cookied. puhul on see võimalik ja nüüd on täpselt see küsimus on selles, kuidas me seda kuvame, eks ole, ja siin on seda nii-öelda siis turunduse kavalust versus siis seaduses kirjas olevad nõuded, eks ole, et kuidas me sellega nagu mängime. Muidugi see esimene näide, mis sa näitasid, ilmselt on kõige nagu parem praktika, kui sa küsid regulaatori käest, ehk siis järelevalve käest, eks ole. Aga tõenäoliselt ei ole see parim praktika, kui sa küsid siis andmeanalüütiku käest või või ma ei oska öelda siis turundaja käest. Ja need kaks maailma saavad siin nagu üsna selgelt kokku, eks ole, et ärme tee inimesele intuitiivselt kõige lihtsamaks ei vajutamist, vaid pigem nagu ja vajutamine. No, loomulikult ilmselgelt probleem on siis, kui see ei nupp üldse ei tööta. Või kõige halvemad näited see, et cookie banneril või sellel aknal on igasuguseid toredaid asju kirjas ja nupukesi, aga nendest ei sõltu mitte midagi, sest lehele tulles juba full küpsised rakendati nagunii. Ja see on nii-öelda selline petmine või näiline nagu küpsiste mingisugune teema, eks ole, või nõusolek.
see on mina nagu, käisin eile samamoodi käisin läbi erinevaid lehti, vaatasin siis, kas siis ikkagi küpsistega päriselt, kui ma lähen peale ja ma ei nõustu, mis siis juhtub. No ütleme, et päris paljudel ikkagi juba hakkavad needsamad tracking'ud jooksma, isegi kui ma nõustunud ei ole. Ja ma panin siia eraldi veel, kuidas kontrollida ka seda, ehk siis, et kui lähed enda veebilehele, väga sageli ma olen näinud seda, et arendajad on ju pannudki peale ilusti küpsiste pop-up'i, on olnud selliseid variante, kus on mingisugune custom tehtud asi, mis isegi tegelikult tagatoas kuidagi täpselt nii nagu sa ütlesid, kokku ei jookse. Näiliselt võib-olla on kõik ilus, aga see näiline meid ei aita, ehk siis ma panin siia siis viisi, kuidas kontrollida, et kui justkui tundub, et kõik on õige, kas siis päriselt ka on õige, et kui sa ei nõustu küpsistega, siis neid skripte ei laeta. Ehk siis meie ise kasutame Omnipagi Chrome'i extensionit selleks, ehk siis kui kustutada veebilehel ära küpsised, värskendada, mitte nõustuda ja siis sealt nii-öelda parema klõpsuga inspect minna, leida Omnipag üles ja siis vaadata, värskendada veel lehte ja vaadata, et kuidas siis veebileht käitub, et seda ma arvan, kontrolli tasuks teha, eriti kui on küpsise nii-öelda ülesseadmisega võib-olla tegelenudki arendajad või keegi võib-olla, kes tegelikult ei teagi nagu sellest teemast süvitsi. Nii, aga vabandust, segasin sind vahele, ehk siis oota, kas sa saaksid ühe pildi tagasi minna? see ongi mu see Euronixi näide, just. Just, see on see järgmine samm, eks ju. Noh, kõik nii nagu peab. Esimene valik, tähendab, kõigepealt see, et eks ole antivariant, nõustu kõigiga, et see tüütu aken eest ära läheks ja ma saaks juba oma kohvimasinat minna ostma. Ja siis, kui ma tegelikult ikkagi, ja siis, kui satub näiteks minusugune, okei, ma tegelikult jah, ei ole mingi andmekaitse hull tavaelus, aga kui satub minusugune inimene, siis ma ikkagi tahan näha, mis seal valikute alt avaneb. Siis ma ei panegi, et kuna 2 varianti oli, nõustu kõigiga või teen valikud, siis ma vajutan teen valikud ja vot nüüd avaneb see, eks ole. Ja see on täiesti õige. Ma saan kohe öelda, nõustun valitud küpsistega. See tähendab ainult vajalike küpsistega. Või siis nõustun kõikide küpsistega, siis ma ei pea eraldi linnutama. Või mulle turundusküpsised, ütleme jõudlusküpsised on okei, aga turundusküpsised ei ole. Siis teen ainult ühe linnukese ja panen nõustun valitud küpsistega. Ehk siis kõik valikud mulle on antud. Ja see on täiesti sama asi, mis oli seal Cookieboti see esimene pilt, mis sul oli, eks ju. Lihtsalt visuaalselt ja sammude mõttes on asi erinevalt üles ehitatud. Sageli asi on selles, et osad arendavad ise, osad lasevad arendada endale lehe spetsiifilise selle akna, eks ole. Ja Cookiebotid ja need kõik nüüd ülejäänud, sa lihtsalt ostad täisteenusena sisse. Ta monitoorib su küpsiseid, ta kuvab neid, ta lahterdab neid, mida ta ei oska nendesse lahtritesse tõsta, siis ta küsib, et ole hea, tee seda manuaalselt. Aga ta on üsnagi nagu automatiseeritud protsess, mis võtab sult selle vaeva ära, et kogu aeg peab midagi jälgima, mis hästi palju muutub küpsistega ajas ka. Ja siis, mis nüüd on hästi oluline kahe see, tähendab, okei, ma lõpetan selle asja kõigepealt ära, et jah, ma olen nõus, et natukene peakski võib-olla mängima sellega, et kuidas sa visuaalselt seda üles ehitad. Ja väga paljud inimesed lihtsalt alati panevad nagunii nõustun kõigiga, et see aken ära läheks. Ja siis on teine rühm inimesi, kes tahavad alati panna, et ma ei nõustu mitte millegiga, et see aken ära läheks. Eesmärk on mõlemal sama, nad tahavad näha veebilehte nii, et see aken neid ei segaks. Aga lihtsalt, et kui nüüd minul, kes ma näiteks võiks olla see inimene, kes paneb alati decline all, siis tehakse see mulle nagu peaaegu võimatuks. Sealt alates on juba täiesti selge kaasus, eks ole, et see ei ole okei lahendus. Aga jällegi siin on mänguruumi, kuhu maani minna selle värvidega, eks ole. See keeldu, võib-olla seda keeldu teksti peaks veel natuke heledamaks tegema, et see üldse nagu hästi silma ei hakka. Valgeks ei tasu teha, sest siis teda pole üldse näha. Nii ka ei tasu teha, et kui sa hakkad peale klikkima keeldule, et see liigub eest ära, et sa ei saa pihta talle. Et nali naljaks, aga ühesõnaga, et seal on see mingisugune
tasakaalupunkt, kus see veel on okei, see natukene visuaalne meelitamine, aga kuskilt maalt see läheb nii-öelda juba nii, et inimene tegelikult ei saagi aru, kuidas üldse keelduda. Et sa teed liiga segaseks selle. Aga mis nüüd on sellest nii-öelda siis visuaali poolest ja sellest nagu veel eraldi asi on nüüd see, et kui sa kogud küpsiseid omale arendatud, kui sa kogud nõusolekuid nendes akendes, mida sa oled last endale arendada või oma majasisene arendaja on teinud või kuidas iganes, eks ole, siis seal võib olla täna juba see probleem, kus ta ei vasta sellele näiteks Google'i kasutatavale standardile, mis on see consent mode versioon 2, nüüd on neil versioon 3 ka olemas. Ehk siis näiteks Google Analyticsile ta ei anna seda signaali, mida nemad nõuavad. See on mingisugune, mis asjad need olid? See on ka see... Add user data ja add personalization, mingi signaal, eks ole, selle konkreetse kasutaja kohta. Et kui sinu enda see küpsise lahendus, mis on kuskil kuidagi nagu tehtud, on visuaalselt ja kõik see tähendab ja ka taustal see kõik toimib jumalast õigesti, aga millegipärast analüütikas Google'is ei kajastu, ehk siis nad jätavad selle välja, sest nemad ei saa oma consent seda standardi järgset signaali ja nad automaatselt viskavad selle analüütikast välja, sest nad on öelnud, meie aktsepteerime ainult sellisel viisil. Ja selliste cookiebotide ja nende täislahenduste kasutamisel on lihtsalt see võlu, et nemad taustal ehitavad need kõik nende standardite järgi üles. No meie ka soovitame, seepärast, et me täpselt seda sama, nii nagu me enne ka on ju tõin välja, et oleme näinud seda, et see custom lahendus lihtsalt lõpuks ei teeni seda eesmärki, mis me tahame. Ehk siis cookiebot'i meie ise peamiselt kasutame, sest lihtsalt olla kindlad ja siis on ka platvorm, kes vahel nagu on, kes vastutab selle eest. Aga meil hakkab aeg vaikselt siin otsa saama. Ma veel küpsiste kohta, ühesõnaga, küpsised on olulised ja kõik see legaalne pool on tore, aga mida mina alati rõhutan, on see ja ma usun, et ka paljud meist seda juba teevad, et teha selgeks, palju teil on üldse see opt-out rate, seepärast et olen sattunud vestlustesse, kus tegelikult sellele vastust ei teata, aga see on täpselt see koht, ehk siis kui me teame, kui palju me ära kaotame siit, kes meil ei nõustu küpsistega, siis me saame ka vaadata otsa oma pop-upile ja neid samu võib natukene loomingulisemaid lahendusi teha, et püüda rohkem inimesi kinni, sest kui mulle ka öeldakse, et mis asja, see legaalne osa, et kedagi ei koti, keegi ju ei trahvi mind, siis minu vastus sellele on, et aga sa ju turundust tahad teha, sa ju tahad, et sul taasturundus töötaks, sa tahad, et sul terve see turundus, tervikturundus kokku tuleks, ehk siis juba sellepärast on nagu see, miks tasub vaadata üle, et oleks siin kõik need asjad tehtud, et sa saad ikkagi maksimaalselt inimesi kätte ja et see oleks ka legaalne. Aga... Ja võib-olla hästi, üks minut selle teema kohta veel, et ka see, vaata see sama, et eks ole, et nõusolekud on, et kui palju see rate on ja kõik on ja siis on hästi selline tung kasutada nagu mingid kõrvalt nagu lahendusi, muuhulgas siis tehakse Google'i ja Metaga, eks ole, kus seda nii-öelda server-side tegevusi tehakse või need, mis ei arvesta siis turundus just nagu, et kui inimene ütleb ei cookidele, siis saadetakse näiteks või mitte cookidele, vaid üleüldse oma andmete turunduslikule töötlemisele ja siis saadetakse Metale ja Google'ile näiteks kuidagi nagu need on mingid otse serverist või ühesõnaga, et ta läheb mööda sellest, mida on inimene valinud, et see ka ei ole okei ikkagi. Et saad aru, et kui sa mõtled nagu see niimoodi, et okei, et ta ütleb siin ei, aga vahet ei ole, mida ta ütleb, sest meil on tegelikult palju kavalam lahendus, mis ei sõltu üldse sellest, mida inimene ütleb.
siis jällegi see terviku teema on ju see, et eks ole, et sellepärast see ei ole legally okei, et ta on kuidagi nagu kaval ja seda üldse ei seostata nende nõusolekutega, et ikkagi see läheb nagu nõuetega vastuollu ja noh, võib-olla tasuks mõelda rohkem anonüümsete andmete töötlemise peale. Google'i ja Meta tööriistad täna on täiesti suurepäraselt saavad hakkama mudeldatud andmete pealt ja neil ei ole vaja isikuandmeid selleks, et noh, peaaegu sama tulemus ära teha, eks ju, et nende asjade peale tasub alati mõelda. Väga hea, aga võtame vahepeal äkki, siin oli ka paar küsimust chatis. Nüüd täitsa teisel teemal, kas teil on häid näiteid, et tuvastada, et liituja on vähemalt 18-aastane, see tähendab täisealine? Sigrid küsib. Jaa, see on täna läinud, eks ole, aina rohkem teemaks ja siin isegi Euroopa Liidu tasemel vist kuidagi hakatakse neid asju rohkem reguleerima lausa, aga no ütleme siis sealt maalt, kus inimene ei pea ennast identifitseerima, kuni sinnamaani ei ole nagu tõsikindlaid lahendusi ju, eks ole, et kui ma ütlen jah, ma olen 18 või rohkem, noh, siis tõenäoliselt ma teeks, kui mul on hullu huvi konto luua ja ma olen tegelikult 13, noh, siis ma valetan ja teen ikka, eks ju. Et see on, et tõesti, kui ma pean tegema konto, kus kuidagi ma ikkagi ennast identifitseerin või mobiil-ID ja kõik need asjad, seal on nagu lihtne, eks ju. Mingisugune, ma ei tea, Veriffiga näotuvastus ilmselt ka palju lihtsam, aga sellised tavapärasemad kohad, kus ma ütlen emaili ja parooli ja siis pean emailis lihtsalt kinnitama, et see on tõesti minu email ja ongi konto loodud. Ma ei tea, kuidas, mul ei ole mingit võluvitsa välja arvatud need, mis ma just mainisin, et seal jääb ikkagi selle taha päris palju, et inimene nagu kas siis valetab või ei valeta, ma ei tea, vanemlik kontroll. Ja teine küsimus, et tohib vahele lõigata, et huvitavam oleks. Andres, aga enamus kõik Eestis alkoholimüüjad hetkel kasutavad seda lahendust, et kinnitada, et oled 18-aastane. Et ma saan aru, et tegelikult seaduse järgi on see ikkagi okei. See on see vastutuse koht, et ma täitsin oma hoolsuskohustust, ma küsisin ja ta valetas mulle. Just. Noh, aga miks poes niimoodi ei saa? No saad aru, kui ma lähen füüsiliselt poodi, miks ma ei saa 13-aastasena viina osta, öeldes, et ma olen 18, tahetakse dokumenti, mille jaoks siis? Ja, aga seal on, kas seal mitte ei ole nüüd nii, et kui sa... See on see tehingu teema, eks ole, et e-poes ma, noh, ühesõnaga, kui ma lähen sularahas poodi, eks ole, teine asi on see, et ma pean suutma panga ülekandega teha tehingu. Et see võiks nagu ka olla mingisugune takistus, kui ma olen alaealine, ma ei tea, kas on. No, aga ma koju, tellida ma ikkagi ju selles mõttes ei saa, et ma kinnitan, et ma olen 18, valin sealt tooted, panen ostukorvi, siis tellin endale pakiautomaati, siis ma pean ju tõendama, et ma olen seal kohustusena, et ma olen 18-aastane või kullerile. Nojah, et kuskil on see koht, kus tuleb see reaalne takistus ikkagi ette, isegi kui ma algetapis valetan, eks ole. Et ma saan neid konjakeid seal nagu scrollida, aga lõpuks nagu joomiseni ei jõua, sest et ma ei saa seda kätte lõpuks, eks ju. Just, et seal ongi tegelikult, selles mõttes, et nüüd tellin siis pakiautomaati, siis tegelikult Smartpost peab võtma mult selle kinnituse, on ju. Et see on niisugune huvitav, keegi just kirjutas ka, et mis ongi tõsi, et nii-öelda tarnijale on pandud see nii-öelda vastutus, on ju, et kui kuller tuleb ukse taha, siis tema peab võtma mult nii-öelda dokumendi või siis elektroonilise kinnituse, ma pean tegema siis pakiautomaadi sidekaardiga, on ju, et ma olen 18-aastane, et see on niisugune, selles mõttes on ta nagu niisugune huvitav, et kes nüüd vahepeal nüüd Digiministeerium tahtis kõvasti seda muuta, me olime hästi tugevalt vastu ja see läbi ei läinud, aga jah, see on niisugune huvitav näide. Tahtis muuta siis, et müüa kohustuseks või? Jah, just, et veebipoes peab küsima
nii-öelda siis tuvastust, aga seal tekkis väga palju tagasisidet ka alkoholifirmadelt näiteks, et noh, kui sa nüüd küsid nüüd näiteks Smart-ID või mobiil-ID kinnitust, et veebipoes, et väga palju tagasisidet saime seda, et väga palju ka rahvusvahelisi inimesi ja välismaalasi tellib neilt, aga kellel ei ole Smart või mobiil-ID-d, et siis neil jääb see müümata ja seal tekkis niisuguseid huvitavaid nüansse iseenesest. Et noh, dokumendiga sa küll tõestad, eks ju, et ma annan sulle dokumendi kullerina, et seal oli ka see argument neil, et miks nii-öelda tarnijad sinna vahele on vaja panna. Ja seal mõned alkoholifirmad ütlesid välja, et neil on täitsa 10-15% tellimusi mitte-eestlastele, kes tellivad ja noh, nad jäävad siis sellest müügist ilma, aga see praegu hetkel lükati edasi, aga see on jah siuke huvitav selles mõttes näide, et tegelikult ju seaduse järgi peab müüja vastutama, aga noh, siin justkui nagu alkoholi puhul on justkui nagu siis tarnijale see vastutus pandud, on ju, siin vahelülina, et see on siuke huvitav nüanss. No eks see on ilmselt kõikides tootekategooriates, mitte ainult alkohol, kus on see müügiprotsess samasugune ja kus on vaja olla täiskasvanud. Ma ei tea, ükskõik mis, no ma ei tea, kas suitsu üldse saab e-poest osta, ilmselt ei saa. Ei saa üldse, ei tohi müüa, jah. Nii, aga meil tegelikult aeg tiksub täis ja Andres, sul oli õigus, teemad on ambitsioonikad, ma võiksin neid nüansse ilmselt lihvida lõpmatuseni. Ma küsin võib-olla nagu see kõige, ma ei saa öelda põletavama küsimuse, aga no me räägime sellest, et kõik oleks korrektne, aga mis siis ikkagi juhtub? Kes meil Eestis kontrollib? Kas ma siis päriselt saan trahvi, mida ma pean valesti tegema, et noh, keda siis huvitab, et mul need küpsised võib-olla hakkavad varem trackima või et noh, keegi kaebab, no võtan ta sealt meililistist maha. Et miks see oluline on ja mis saab? Kaebab esmajoones konkurent, kes näeb, et siin on võimalus käru keerata teisele, aga ei noh, on neid kliente alati, kes ütleme, on nii teadlikud kui ka aktiivsed. Eks, et näiteks mina ei viitsi kunagi kaebusi esitada, sest ma pean iga päev tegelema nende teemadega, ma oma eraelu kaitse või ütleme andmekaitsega nagu tõesti ei viitsi pärast tööd tegeleda. Aga on neid inimesi, kes iga päev tegelevad sellega ja nad satuvad mingi sellise küpsise akna peale, vaatavad, oi, aga see on ju hiljuti teemaks olnud ja selline lahendus ei ole okei. Ja siis nad kirjutavad Andmekaitse Inspektsiooni. Sinna kirjutamine on tasuta. Erinevalt kohtusse pöördumisest Andmekaitse Inspektsiooni minek on tasuta inimestele. Riigilõivu mitte midagi ei ole. Andmekaitse Inspektsioonil on seadusjärgne kohustus reageerida pöördumistele teatud tähtaja jooksul, ehk siis see lihtsalt nii-öelda sahtlisse ei lähe. Midagi tuleb sellega teha. Ja noh, see ei tähenda alati, et see midagi teha tähendaks mingit suurt menetlust, ma ei tea, kohapealseid kontrolle, mis iganes. Kui need on sellised vähe ühiskonnas või need ei ole olulise avaliku või ühiskondliku mõjuga teemad, eks ole, et keegi sai otseturunduspakkumise või kellelgi ei meeldi küpsise aken, siis ressursi kokkuhoiu mõttes tavaliselt Andmekaitse Inspektsioon saadab kirja, et meile tuli selline viide, vaatasime veebilehelt ise ka. Kui see, mis siin kirjas selles kaebuses on, vastab tõele, siis palun selleks ajaks muutke ära lihtsalt ja kinnitage meile, et see on tehtud. Kui see jätkub, siis pannakse ressurssi juba rohkem, sellepärast et sellest vähesest ei piisanud, eks ole. Siis saab teha ettekirjutuse, et selleks kuupäevaks olgu muudetud või korda tehtud. Kui ei ole, siis on võimalus rakendada sunniraha selleks, et riiklikku nii-öelda ettekirjutust või järelevalve poolt esitatud ettekirjutust sundida täitma, siis on võimalik seda rahaliselt motiveerida. See ei ole trahv, see on sunniraha, eks ole, need on täiesti erinevad asjad. Üks on süüteomenetlus, millele saab järgneda trahv, teine on haldusmenetlus, mida saab motiveerida sunnirahaga ja saab seda teha korduvalt nii kaua, kuni see asi on korda tehtud. Ja trahviga on siis tõesti see, kui asi on nii tõsine ja Eestis tõesti meil ei ole põhjust elada selles suures mingis väärteokaristuse nagu hirmus andmekaitse teemadel. Kui me räägime näiteks
turunduskirjade saatmisest või midagi sellisest, sest üldiselt see on ikkagi väga suur ressursikulu maksumaksja rahale viia neid menetlusi läbi, mis tähendab, et neid proovitakse alati väljaspool mingid väärteomenetlusi ära lahendada. Sellisel kujul, nagu ma enne just kirjeldasin, eks ole, et see võtaks kõigil võimalikult vähe aega ja raha, et lihtsalt tehke korda ja lõpetage ära ja kui tõesti ei allu, eks ole, siis me võime alati motiveerida teiste vahenditega. Loomulikult on kogu see teema teistsugune, kui me lähme Eesti riigipiirist väljapoole ja kui me tahame, et meie e-kaubandus kuskil teises riigis ka õitseks, eks ole, et siis me peame arvestama väga palju teistsuguste positsioonidega, väga palju teistsuguse suhtumisega, kus osadel andmekaitseasutustel Euroopa Liidus on täiesti selgelt esimene kiri, mis tuleb, on trahviteade, mitte, et teate, võiks midagi teisiti paremini teha, eks ole. Ehk siis kõik oleneb sellest ka, kui laialt üldse tegutsetakse, kui tegutsetakse Eesti piires, Eesti kodanikega. Jah, siis on meil natukene selline ettevõtetel üsna palju selline rahulikum katsetada, aga peab arvestama, et inimesel on hoolimata andmekaitse inspektsioonist alati võimalik minna kahjuhüvitise nõuetega otse kohtusse. Kui ta teab, et keegi väga sigatseb tema andmetega, ja ta läheb otse kohtust nõudma kahju hüvitamist, näiteks ka mittevaralise kahju hüvitamist. Ja sellisel juhul ei puutu andmekaitse inspektsioon üldse asjasse, seal juba kohtunik otsustab, kas kahju põhjuslik seos on olemas ja kui palju selle kompenseerimiseks peaks keegi kellelegi raha maksma või kas üldse peaks raha maksma. Ja siin, ütleme, ajaliselt Eestis natuke need asjad nagu lähevad kahju kannataja jaoks paremaks, ettevõtete jaoks siis võib-olla ebameeldivamaks, aga need summad ikkagi on hakanud nagu natukene juba ilmet võtma, et siin mingites asjades 1000, 10 000, mingites asjades 300 eurot, võib-olla mingites asjades mingid solvamise case'id vahel meil on, eks ole, siis piisab vabandamisest ja raha ei peagi maksma. Ja seda ma ei saa nagu ette anda, see on iga kord jällegi konkreetne asi, mida see inimesele põhjustas ja kui palju ettevõte näiteks selles omab süüd, eks ole, otseselt, et eks ta nii on. Mainekahju võib-olla ka, ma ei tea, mainekahju, seda peab ettevõte ise mõõtma, et kui ma mingi jama kokku keeran, et kas kliendid lähevad minu juurest ära või neil on ükskõik, eks ole, et siis ma võin nagu vabamalt ja kauem seda jama keerata kokku. Aga selge, me läheme siin juba ajast natukene üle. Andres, suur aitäh sulle. Mina nüüd, ühesõnaga, Tõnu, kõigepealt võib-olla siin lisame juurde, et E-kaubanduse liidul on nüüd olemas ju ka Facebooki grupp. Ma tegin ka sinna meie tänase teemaga teemapüstituse, kellel siit võib-olla midagi jäi kripeldama või tahab minult küsida midagi, kui on Andresele küsimusi, siis seal grupis on täitsa olemas teema nii tänases kontekstis, nii et julgustan ka seal kaasa rääkima ja loodetavasti sai siit nüüd palju, aga mingeid toredaid mõtteid, mida siit rakendada, et ma saan aru, minul endale jäi kõlama, et ikkagi võib-olla natukene loominguliselt tasub siin läheneda ja vaadata need asjad üle, aga kindlasti tuleb ka teha nii, et kõik on ikkagi korrektne. Ehk siis, Andres, aitäh sulle ja Tõnu, ma arvan, et järgmiste hommikuseminaarideni. Ja suur tänu, ma panen kohe salvestuse kinni.